Kriisiraadio. Haia, 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 haia. Saadet toetab Valentines. No võt nii, 20 minuti pärast on kell meil 7 saamas ja nii huvitav, kui see ka ei ole, on täna stuudios 2 niisugust, nimetame niisugust külalist, kes uskuge või ärge uskuge, on juba vanad mehed, aga millegi pärast sattusid nad sellel suve tööle. Ja niisuguses huvitavas aines, nagu on seda kirjatehnika. Nii huvitav, kui see ka ei ole, võtab nende meeste nimede lugemine nagu alati meil jupp aega, nii et teeme siin saates ühe niisuguse kuulmise ja niisuguse hääldamise ja kontrolli, eriti siis seda minu poolt. Ma püüan siis ühe mehe siit minul, kes kuuled näevad siin paremal kätt ette lugeda. Ja tema nimi on siis Ivo Vendik, Karabendik, Maasov, Pirkov, Tass ehk hüüdnimega Toivo. Tere! Tere! Ja teine härrasmees on Valdur Valdo, Pildur Heldur, Pelgur, Tahke Keha, Kobab teeb rõõmus lont, hüüdnimega Toits. Tere! Tere! Kindlasti jõuame teie nimede juurde saate sees ka veel tagasi tulla, kui me teist korda tutvustame, et kuulajatel nimed meelest ära läheks, et nad saaksid üles kirjutada. Kuidas on niisugune asi võimalik, et teie, kellel koolitee on ammu juba jäänud selja taha, läksite nüüd, või õigemini aeti või leiti või kuidas öelda, suve tööle ja niisugust aines nagu kirjatehnika. Kuidas on niisugune võimalik? Päris aus olla, siis ma mingil hetkel hakkasin isegi aimama. Ma sain 42 aastat vanaks. Nii. Siis ma hakkasin mingil hetkel aimama, ma leidsin sirvisin oma vanu pabereid ja siis ma vaatasin, et ma isegi 42 aastaselt ei osanud ise veel oma nime kirjutada, sellepärast ma võtsingi Toits lihtsalt. Oma nimeks? Jah. Me ei räägi praegu teie nimest, teie nimedest. Me räägime, kuidas on niisugune võimalik, et nii vanad mehed satuvad suve tööle. No ma usun, et see kõik tingis selle, et kui pandi kinni Vaste-Kuuste põhikool, maakoolide sulgemise aegu nüüd suvel, sellel suvel, kui oli maakoolide massiline sulgemine, leiti üles mingitest materjalidest kindlasti meie toimikud, kus oli näha, et ennem ei saa 7. klassi tunnistust välja anda, kui on kirjatehnikast suvetöö ära tehtud. Aga teil on kuidagi tunnistused käes või ei ole, ma ei saa aru? Ei saa, praegust ei olegi käes. Aga te suvetöö tegite ära? Jaa, osaliselt. Osa jäi veel järgmisesse suvesse ette teha. Järgi teha? Järgi teha, jah. Aga ma ei saa aru, kuidas on võimalik üldse elada, et sul on suvetöö tegemata? No alguses oli lihtne. Alguses ei olnud mingit, võib öelda, et 82. aastast läks tõeline nõiajaht lahti. Tollane haridusminister Kretskina oli ju lausa hull. Ta helistas juba öösiti koju ja naine mõtles juba jumal teab mida. Nii. Ja siis rääkis suvetöö on tegemata suve. Naine muidugi saatis mu põrgusse selle jutuga. Aga kuidagi on võimalik, et te olete saanud aktsiaseltsi omanikuks. Kuidas on võimalik saada ilma, tunnistuseta, ilma kirjutamata ja kirjutama oskamiseta aktsiaseltsi omanikuks? Aktsiakapital oli olemas. Sellest nagu see kõik alguse. Müüsime koolimaja, siis kui see koolimaade kinni paremini oli massiline, siis me ühe Keila lähedalt ühe väikse maakooli raamatud müüsime maha. Kuidas te suhtute presidendi väljahüüdusse kirjandivõistluses? Kas te võtate osas? Jaa, plaanis on küll, aga me tahaks kahekesi koos. Toits? No minul oli natuke teistmoodi, värk oli, põhimõtteliselt oli sama, mul oli 3. klassis oli see kirjatehnik oli venenud sõprade kogu aeg, tänitas, et mis need varesi alad sul siin on, et lugeda ei oska sa ja kirjutan ka nagu. Aga kuidagi niimoodi märkamatult sain viilitud ikka kooli lõpuni ja minu hakkas see asi peale niimoodi, et kuskil 83. aastal ma tundsin kohe, et keegi jälitab mind. Kui käib kannul, algul üks mees, pärast mitu mees ja see Mustamaalt, ma mõtlesin KGB. Ja pärast võtsin Toivoga ühendust, tuli välja, et oligi, et Kretskina oli saatnud ja milles oli asi, hirm oli, vahel ajad ju keerulised. Sügisel mitu meest lähed üksi korraga jalutama, 3 mees seljaga käivad ja midagi omavahel räägivad ja siis, nii palju ma kuulsin, eks ole.
distants oli mingi 2 meetrit, oli võib-olla kõige rohkem, nii palju ma kuulsin, et kirjanehnika. No see mul oli pika peale selge, no kirjanehnika suvetöö oli tegemata. Kas vastab tõele, et teie kirjatehnika on nii vilets, et kui te kirjutate näiteks sõna tuvi, siis tavainimene loeb sellest välja näiteks maa? See on põhimõtteliselt võimalik. Ma võin tuua näite. Jah, ole hea. Ükskord kirjutasin paberi peale sulg. Võltsisin ühe tuttav allkirja, kirjutasin sulg, aga loeti välja vähi. Sellised asjad. See on nagu kõige markantsem näide, jah. Kurioosumeid on juhtunud. Ega mul on praegu ka, kui me tegime seda aktsia põhikirja kirjutasin, mina koostasin selle. Mul oli enam-vähem loetav. Nii, kuidas teid... praegu märksõna, tingmärk ikka oli kirja. Kas see vastab tõele, mis me enne saadet rääkisime, et teid viidi suvedele otse öösel voodist? See oli vägistamine, no niimoodi ka ei maksa. Nagu kurjategijad Villise kastis. Paha tunne oli küll, naabrid vaatasid. Märjama juurde viildi. Nii, milles seisneb, ütleme, teiesuguste meeste suvetöö? No see oli jõhker, muidugi. Kirjatehnikast oli asi kaug. Oleks õppinud kirjutama, aga sellest mitte mida. Esimene asi, et päevad oli ju pikad, eks ole, valge ka ja kell 3 viidi, juba valge välja. No Märjamaa lähedal saime uksest välja, saime auto uksest. Kohe oli seal mingisugune naine ja kõblad oli kättud, siin on redise põlv, hakkagi kõplama. Ja pala juua mitte midagi, täitsa pöörane asi, 4 päeva järjest. Jah, ja siis teise päeva lõuna, kui me mõtlesime, et küsisime, lõunat on, siis öeldi, et siin on teie lõuna ja anti sellised ajalehetuutud kätte, kus oli algust tehtud tööga, aga me pidime edasi tegema, lõpetama valmis, korjama sillikoorma kummeli kooli taga. See oli tambitud koorm. See oli, jah, kinni tambitud. See oli, praegu võtab ka isegi pisara sill. Mina arvan küll, et võib küll karistada, eks ole, ära, mida see ei ole teinud. Aga jõhkra on mõni ta ka ei maksa. See oli ju, mida me, eks ole, kõplamine, siis oli nende õite korjamine, eks ole. Ja siis lõpuks 8. päeval hing sai täis, suured mehed, meil aktsiaselts on selja ja raha, aktsiad on turul, eks ole, kogu aeg nominaal tõuseb ja langeb, eks ole. Talse ja kõik. Ja samal ajal me peame seal vassima, ma küsin, ja õpetaja, kes siis kirjutamagi korralik, kas teil õpetajad on seal, ei ole, ainult juhataja on ja siis pandi vundamenti kaevama. See oli üks selline äppaldus. Ja siis kõigele lisaks oli siis viimasel päeval, et homme saate koju, tuhkage meile veel 8 päeva. Viidi suvalisse mingi traktori kuhu, ütlesin, näete, siin on üks toru, teine toru, siin on karburaator, siin on pange kokku traktor ja künke sellega põldu. Ja 8 päeva me ei jaga ju mootorist midagi, aga valmis saime küll. Vaesed mehed. Ma tean, et siin oli auasi oli osaleda nii-öelda kordusõppustel prominentide puhul, aga ma kuulsin, et ka suvetööl oli, ütleme nii, et prominentseid inimesi väga palju. Need oli väga palju ja... Kas me võib-olla nimetaksime, võib-olla ei nimeta nimese? Ei, ma ei hakka ütlema, need oli ikka väga tuntud. Pankureid oli seal ja oli seal aktsiaseltside juhataja, isegi Riigikogu, praktiliselt 4. Riigikogu oli kohal. No jube, see oli jube, terve laag, 200-meheline meeskond oli, ma meid eraldi hoiti kohe, te olete 3. osa oli seal 4. 7. jäänud, suvetöö võlgu. Ja mis kõige hullem, kui ära sa oleks siis öelnud, et nüüd on korras, et rohkem ärge kartke midagi, et nüüd enam ei juhte ega midagi. Ei, enne veel, kui meid autosse pandi ja tagasi hakati viima, kongis, enne kui uks kinni lööd öelda, et nüüd me hakkame kontrollima väga pidevalt kõiki ja olge kindel, talvel tulete uuesti. Lumi ootab teid. Võib isegi öelda, et sama tööde juhataja ütles sellise väga targutava näoga nägemiseni mehed. See oli minu jaoks kõige valusam hetk sellel suvel. See on tähendab üllatav, missuguseid asju praegu ikkagi välja kaevatakse. On küll. Kui te käisite koolis ju 50ndate lõpus, eks? No nii tuleb välja, jah. Ja 50ndate lõpust on jäänud mingisugune nimetame seda tühiseks kirjatehnikaks ja nüüd sa enne sajandi vahetust aetakse teid lihtsalt öösel kodunt välja. No see on tiigrijuppe praegu, ütleme nii. Te olete tiigrijuppe esimesed ohvrid, võib nii öelda? Võime öelda küll, jah. On mitte keegi küsinud, et kas sa arvutit oskad. Oli kohe turriga alati ja siis, mis oli sellel nii-öelda brigadiks müütsime seda, kes juhendas seda suvetööl meil.
tal oli niimoodi, et kui tal oli eriti paha tuvi, ma ei tea, kas tal peres ei olnud kõik korras või midagi, siis ta tuli objektile, kus me kõplasime näiteks või, ja siis ta niimoodi seisis, jala ära oli, seisin meie ette niimoodi, päike niigi paistis ja siis olid käed, olid puusa niimoodi, vaatas niimoodi, itsitas, siis parem käsi läks niimoodi sujuvalt, läks põue tasku ja siis võttis sellise sulepea võttis välja, no, mis see on? Kas nüüd kirjutame ka või? No sellise lihtsalt mõnitused oli. Valus oli seda tunda. Aga ma tean, et teil oli ka 2 tantsuõhtut seal. Üks. Teine jäi poole pealt katki, sest seal, kuna tantsuõhtul oli ka jällegi praegu on energeetikaminister. Temal oli lugemises oli suvetöö. Temal oli selline, temal mõeldi samamoodi väga, noh, nad ise nimetasid intelligentne karistas välja, tema pidi käsitsi turbiini ketrama, et oleks muusikat võimalik kuulata, et vool üldse oleks. Ja siis veel öeldi, noh, sa oled energeetikaminister, anna vänta. Ja siis ta enam ei jõudnud, kui ta oli ikka 16 päeva kogu aeg kummeleid korjanud päikse käes, siis ta õhtul kukkus kokku, see on otseses mõttes. Kukkus maa ja pidu jäi katki. Mehed omavahel olid kõik paarist põrandal, seisid, ootasid, aga ei jätkunud enam muusika. Üks naine tegelikult oli küll. No sellega tantsiti ka, jah. See oli, aga sellel oli ka, oli juba esimesel õhtul praktiliselt teise tantsu vahel nii palju mehi oli üks naine, siis tal konts läks katki ja oligi tants katki. Ja ta lubas kohtusse anda. Andi ütles jah, et kes brigade ei annan kohtusse, mu konts katki läks. Ainukes need punased kingad olid. Kas te oskate nüüd öelda, soovitada raadiokuulajatele, et kuidas pääseda suvetööst näiteks, et mida teha, et mitte sattuda suvetööle? Oot, mina küll ei oska. Mul ei jõua lihtsalt pähe, kuidas üldse võimalik on. Sest kui selline terror käib, sina saad aru või? No see võib öelda, et Eesti on jälle politseiriik taaskord, et tuleks tõesti nagu loomadele öösel järgi ja viiakse lihtsalt, pannakse sundkorras. Ja mille pärast? Inimesi tööd tegema. Jah, mille pärast? Siin kaevatakse välja veel varsti, ma arvan, muidki asju. Eluteel võib-olla see kuskil võlgend. Minul on näiteks üks tuttav ka väga lugupeetud inimene praegu. Sõidab väga kalli autoga, muidu väga kalli autoga. Ja kõik peavad austama lihtsalt. Ta on pannud ennast austama. Metalliga on tegelenud ja kuul ja väga hea mees on. Ja tema on ju tegelikult, tal tuli ükskord minu juurde ütles, et tean, mul süda valutab, kui ma sind vaatan. Nad kaevad ükskord minu selle 4 päeval lasteaiast puudumisega ära, kui me A-tähte õppisime. Ja ma olen täiesti veel, kui nii edasi läheb, siis varsti oleme küll niivõrd kaugel, et isegi lasteaia patud tead. Ma ei taha rääkida seda. Te võtsite kaasa ka oma lemmikplaadi nimelt Monofansi plaadi. Kas võib öelda, et suvetööliste lemmikansambel on Monofans? Jaa. Kindlasti, aga mille poolest ta tunnetate teda kui nii-öelda oma? Rahustab. Ta teeb rahulikuks, jah? Aga enne kui me võib-olla paneme oma lemmikplaadi, mul on siin, me tegime lõpupildi ka, kes suvetööl olid. Ma näitan teile, palun. Nii. See on lõpupilt, seal meil oleme kõik, seal ei ole suurt midagi kas tema oli ka seal? Jah, see on väikse kaameraga võetud, vaevalt loetav muidugi, aga siin 200 inimest on kõik. Me teeme sellest kindlasti paljunduse ja anname ajalehtedesse. Mis nüüd ma loeks veel teie nimed ette, et raadiokuulajad saaksid üles kirjutada, tohib seda teha? No, et meelde jääks. Et meelde jääks nimed ja siis me kuulamegi teie lemmik. No nimedega mõnitati seal ka. Võib öelda, jah. Öösiti aeti üles, kooris loeti ette meie nimed, see oli piinlik oli. Alguses loeti nagu vaikse häälega, siis kooris loeti üles ja aeti üles. Ja siin loeti ja unise peaga seda kuulati, nii valus oli. Ivo Vendik, Pendik, Karapendik, Maasov, Pirukov, Tass. Sina, ütle jaa. See oli nagu Tepandi oli põhiline, kes seda öösel röökis kitarriga saatel. Ma ei tea, kas ta leidis sellest midagi laululist. Ja Valdur, Valdo, Pildur, Heldur, Pelgur. Pelgur, tahkige haiha, kobab, teeb rõõmus lont. Jälle Tepandi tahtis. Jälle Tepandi. Ta läks tooli peale, võttis minu tabureti, kus mul oli sokid olid, võttis selle, viskas sokid maha ja istus sinna peale ja laulis kitarriga. Lõpuks lõi trommi 2 korda. No ta oli ka juua täis kõik see aeg. No arvata võib. Selge pilt. Kes seal kaine oli üldse. Lõpetagime siis siia ära ja olgu see siis teistele ka hoiatuseks, et ärge
jätke midagi kunagi pooleli, tehke kõik asjad õigel ajal lõpuni ära. Maksa laokili. Jah, siis ei või põletage need paberid ära. Ja nüüd tõesti suvetööliste lemmikansambel Monofänn, see võib-olla ka paljudesse teistesse südamesse. Tervitame oma kaaskannatajaid selle laulikuga. Toob oma põkseid juurde. Monofänn.